Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6.–12. aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin Karikate kuningaga. Karikate kuningas on selline mees, tema on tark, kõik kuningad on targad, tema on ka tark, aga tema on ka emotsioonide valitseja, et tema suudab rahustada maha ka sellised olukorrad, ütleme ärevad olukorrad. Tema ei kaota pead. Ja kuna siin on kõrval kohe on reisikaart, siis ja kui teil on nagu plaanis minna reisile, aga te kardate, kas seda reisi ette võtta või mitte, siis Karikate kuningas ütleb seda, et jääge rahulikuks ja võtke see reis ette. Sellest reisist tuleb teile kasu, aga te peaksite vaatama sellele kuidagi teise vaatenurga alt. Sellepärast, et siin on see poodukaart. 3. kaart on poodukaart ja poodukaart räägib seda, et olukorda tuleb kuidagi ümber hinnata või teise nurga alt vaadata. Ja see poodukaart võib ka tuua pisikesi muutusi, nagu sellesse reisiplaanidesse. No näiteks see, et lähete lennukireisile, aga kas lükatakse reis edasi või teil tuleb viimasel hetkel mingi muu plaan, et sõidate, ma ei tea, kuskile mujale. Et mingi selline, aga see ei ole selline halb muutus. See on lihtsalt käigu pealt tulev muutus, mis tundub väga loogiline. Et mingi selline üllatus või plaanide muutus. Poodukaart tähendab plaanide muutust, aga see ei ole negatiivne plaanide muutus. Et kõik toimib, aga lihtsalt võib olla mingisuguse ja teise nurga alt või natukene teistmoodi, kui teie plaanisite. Edasi tuleb siit hunnik kahtesid. Teil on siin Karikate 2, Mõõkade 2 ja Sauade 2. Kõik kahed tähendavad valikut. No Mõõkade 2 siin olumises sõjas ütleb, et kui te valikut ei tee, siis edasi liikuda te ei saa. Valik tuleb teha. Sauade 2, no minu jaoks tähendab ta pigem nagu sellist otsust, et kas teha või mitte teha, minna või mitte minna, olla või mitte olla. Aga Karikate 2 seal üleval selle poodukaardi kõrval, tema minu jaoks tegelikult tähendab hingesugulast. Ta küll tähendab valikut, sest kuna ta on 2, aga mina näen teda kui hingesugulase kaarti. Ma näen seda inimest, võib-olla sellel reisil te kohtute selle inimesega ja pärast peategi hakkama neid valikuid tegema, mis siin all on. Ja mina näen Karikate 2 nii, et see on hingesugulane, see on selline inimene, kes tuleb teie ellu või on juba teie elus, kellega te mõtlete ühtemoodi, kellega teil on ühesugused väärtushinnangud, kellega te saate olla teie ise, et te ei pea kedagi teist teesklema, te ei pea sõnu kontrollima, te võite rääkida seda, mida mõtlete. Keegi, kes mõistab teid, kes vaatab nagu elule sama nurga alt. Ta on teie inimene, te hingate ühes rütmis. Nagu ma arvan, et see inimene on nagu kõige lähedasem või hingele kõige lähedasem inimene, isegi siis, kui te teda veel ei tunne täna. Et te tunnete ta ära, te kohtute temaga ja teil on selline tunne, nagu te kohtuksite vana tuttavaga. Et minule see kaart väga meeldib. See on nagu superkaart, just selle sama, et ega me ei taha ju üksi siin olla. See võib olla elukaaslane, aga see võib olla ka töökaaslane või reisikaaslane või kes iganes, et see ei pea olema vastassugu poolest inimene. See võib olla ka mõni hea sõber või sõbranna, kellega on hea koos olla ja kellega saab maailma asju arutada. Vaat midagi sellist on see minu jaoks see Karikate 2. Ja nädala lõpetab teil siin ülempreestri kaart. No ülempreester ka samamoodi on ikkagi valikud, aga see on nagu rohkem selline töötamise ja puhkamise vahelise tasakaalu leidmise kaart. Et vaimse ja füüsilise
vahel tasakaalu leidmise kaart. Et minu jaoks tähendab see seda, et hoidke oma tööaeg ja puhkeaeg kuidagi tasakaalus. Et ärge töötage üle. Ja kui teil on mingisuguseid vaimseid nõuandeid vaja, siis te teate ka, kelle poole pöörduda sellistes küsimustes. Et mis ma oskan öelda kokkuvõtteks sellest nädalast, kui te kardate reisile minna, siis ärge kartke. Et karikate kuningas hoiab kõik absoluutselt tasakaalus. Et tema suudab rahustada ka mässava mere. Minge kindlasti reisile ja ärge siis üllatuge sellest, kui reisiplaanid pisut muutuvad. Kas muutub sihtkoht, muutub kellaaeg, ühesõnaga, seal võib olla mingi pisikene nõks, aga see ei ole halb nõks. Sest mulle tundub, et te kohtate sellel reisil kedagi, kellega koos ennast hästi tunda ja teil tuleb seoses sellega teha valikud. Vot selline valikute tegemise nädal, hunnik kahtesid on teil välja tulnud. Et tehke siis targad otsused ja tehke oma valikud. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.